Tallinna linna noortevolikogu juhatuse esimehe Triinu-Liis Paabo sõnutsi pakuvad nad olulist lisaväärtust linnaelu suunamisel ning arendamisel. Tallinna linna noortevolikogu on 21 vabatahtlikust noorest koosnev noorteorganisatsioon ja mida me teeme, anname nõu siis nii linnavalitsusele kui ka linnavolikogule. Et kui tihtipeale linnavolikogus ja linnavalitsuses on vanemad ametnikud, poliitikud, siis noorte teemadega lihtsalt ei olda nii väga kursis, mida ei saa üldse neile pahaks panna ja selleks ongi siis kutsutud kokku noortevolikogu, kes saab neid antud teemadel nõustada. Paabo hinnangul on noorte entusiasm ning tegutsemistahe viinud mitmete positiivsete algatusteni. 6 aasta jooksul ma tooksin välja 2 põhilist saavutust. Esiteks, tänu Tallinna linna noortevolikogule lõi Tallinna linn esimese legaalse graffiti seina Lasnamäe linnaossa ning rahastas selle loomist siis 10 000 euroga. Ning kuna oleme viimased paar aastat teinud väga jõudsalt tööd selle nimel, et Tallinna linn looks ekstreemspordi ning välijõusaalipargid, siis oleme väga uhked ja saame nüüd uhkusega öelda, et sellel aastal pea kõikidesse linnaosadesse tulevadki siis täiendused. Trash Hunt 2017 nimekandvale sünnipäevaüritusele oli kogunenud nii noortevolikogu liikmed kui ka mitmed linnakodanikud, kes olid otsustanud tähtpäeva tähistada üpriski omapärasel moel. Nimelt pannes käed külge Kopli rannajoone koristusele. Suureks abimeheks selle organiseerimisel oli Eestis esmakordselt kasutatud mobiilirakendus Marine Litter Watch. See äpp on siis loodud Euroopa Keskkonnaagentuuri poolt, et selle eesmärk on siis kaasata kodanikke, kes on aktiivsed ja just sellisesse nii-öelda andmete kogumisse, mis on siis osaliselt nagu teadustöö, aga ka see on toodud nii-öelda inimestele koju kätte, et on võimalik igal huvilisel minna mere äärde, endal koht fikseerida koordinaatidega ja siis hakata seirama. Et oluline on see just selle poolest, et see annab informatsiooni, et mis liiki prügi seal on, kui palju seda on ja selle põhjal saab siis agentuur koostada erinevaid raporteid ja siis selle põhjal ka teha nii-öelda meetmeid, et siis olukorda parandada. Tööd tegemised selja taga kinnitati keha ning arutati päevasündmusi Süstapargis.